6. käik. 6. käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kalli rallisõbrad, 20. märts ja Keenia ralli võime öelda esimene võistluspäev, sest ralli algas seekord neljapäeval pihta. Stuudios Gunnar Leheste ja värske sünnipäevalaps 2 päeva tagasi, aga siiski Roland Poom. Ma tänan ilusa sissejuhatuse eest, tervitused ka minu poolt kõigile. Palju veel õnne. Laulu ei tule? Laulu ei tule. Äkki järgmine aasta juubeli puhul siis. No, ega mitte kõik iga mees ei saa ju rallirahva kommuunis pildi positus sünnipäeva puhul. Absoluutselt, ikkagi midagi peab tegema selleks, et seda saada. Ja nägin, et oli ka ära märgitud, et 6. käigu ekspert, et see oli ikkagi nagu kiristordil viimane rida. Võttis südame soojaks mulle. Absoluutselt, see pidigi võtma. Kuidas siis eluke? Triatloni treeningud täies hoos? Kuule jaa, just esmaspäeval oli 2 trenni päevas, hommikul käisin ujumas ja õhtul jooksmas. Eile pidi ratas olema, aga ilm oli nii kohutav, et sellest ei tulnud midagi välja. Tuul puhus niimoodi, et oleks tagurpidi liikunud, et siis lükkub homsesse see rattasõit, aga ütleme nii, et jah, kaugel on see kurat võistlus, noh. Millal võistlus on? Augusti lõpus. Lähemal ei ole mingit rahva triatlonit? On ikka. Aprillis on üks basseini triatlon Kadrinas kohe Rakvere külje all ja siis on Valga ja Otepää siin suve alguses, et tuleb ära teha. No aga ootame. No ma ei tea, jah, tuleb oodata, et kuidagi tuleb motiveerida ennast. Kuidas Lääne-Virumaal elu? Lumi on lõpuks ära läinud. Bensiin on sama odav kui Tallinnas? Ma ei tea, mis bensiini hind on täna. 1,5. Ma eeldan, et suht sama hind, jah. Aga ütleme nii, et Rakveres Lääne-Virumaal läheb niimoodi, et ei teagi, kuidas läheb. Ei satu väga õue. Tubane ja kodukontor kogu aeg ja siis kodu ja trenn ja siis nii ongi. Kuulge, aga meil on värskelt ju selja taga Keenia ralli 2 kiiruskatset, olgugi, et nendel pikkuselt ainult 4 ja 8 kilomeetrit, aga juhtus rohkem kui mõnel pikemal rallil terve päeva jooksul võib-olla, et mis rõõmustav, Ott Tänak juhib 2,4 sekundiga Takamoto Katsuta ees, mis võib-olla Hyundai vaatest nii rõõmustav ei ole, on see, et üks auto on juba tee äärde jäänud. Jaa, uskumatu. Täitsa uskumatu. Adrien Formosis teise katse starti ei tulnud. Jaa, aku tühi. Nii lihtne ongi, et tõenäoliselt siis kuidas? Midagi sööb selle akut? Geneka-rihm midagi, tõenäoliselt Geneka-rihm neil on kindlasti kaasas varu, et kuskil ikkagi mingisugune vähe suurem error pidi olema, et rihma saaks vahetatud. Just lugesin kommentaari, et keegi seal ütles, et aga miks siis käima lükatud on, aga käima võiksid teoreetselt nagu lükata, aga neid tarbeid on seal nii palju muid veel, et seda vool on ikkagi vaja, nii et järelikult Genekas ei tööta ja juurde ei lae, et nii ta on ülikahju, sest kes veel ei tea, siis ennustusi mingil põhjusel saab ikka jätkuvalt veel teha, et tegelikult mul oli Formo võitaks pandud ja läksingi vaatama, kui tuksi see ennustus juba läks, siis järsku avastasin, et sai muuta ja võtsin ta kähku sealt ära. Sellega on jah siuke nali, et sulle ütlesin neile, et vaata, et ennustus. Ma ise veel blogisin esimest katset, pagan, mul on tegemata. Läksin kiirelt vaatama. Sai veel teha? Uskumatu, ma ei saa aru, 13 tundi või 14 tundi sai veel seda teha, et tegelikult see tohiks nii olla. Et varsti saab pühapäevani teha. Ja WRC fännil on natukene tehnilisi probleeme, tegelikult selle e-WRC-ga ka see nädal pole kõige roosilusemad seisud on, et jällegi näitab, et kui sõltuvad me sellest portaalist oleme tegelikult. Kui tänamatut tööd need vennad selle põhimõtteliselt vabatahtlikuna teevad. Et natukene plähmerdati natuke selle ajatabeliga, mis ju vahepeal muutis, aga EVRC-s ei muutunud. Ja need katseajad tulevad ka pika hambaga ja vahepeal on seal natuke sassis. Huvitav on see, et ma ei tea mitte ühtegi inimest, kes vaataks aegasi vrc.comist. No sealt ei saa ju aru, mina ei saa näiteks splittide põhjal aru, kui läheb sealt alt roheliseks, et kelle suhtest roheliseks läheb. Kas eelmise lõpetaja, kes siis pani põhjad, või esimese startija suhtes?
ja seal ongi minu jaoks suur küsimärk. Ega see hea ei ole ja tegelikult aus oleks see, et WRC.com paneks ise õla alla, ehk siis ma ei tea, promootor või keegi paneks EVRC-le õla alla. No Dirtfishi suunab absoluutselt kõik sinna. Jah, et tegelikult siis võiks WRC.com-i lähed tabeleid või tulemusi vaatama ja sulle kuvab kohe EVRC lehe ette. Muidugi, jumal loogiline, ilus kujundus. Lihtne, arusaadav. Ei, kui WRC.com-il see kujundus muutub ju iga aastaga. See on ju meil 10 aastat samasugune. Jah. Aga mis veel juhtus? Juhtus ju see, et Neuville käis kahe ratta peal, aere pealt oleks üle nipli pannud ja on üldarvus alles 8. ja kaotab 19,7 sekundit. Põhjus ka, miks see kaotus siis tuli, et see sama koht, kus 2 ratta peale mindi, suure tõenäosusega purunes veovill. Ja pärast kohe seda sirge peal oli näha, kuidas auto oli täiesti juhitamatu, ehk siis autol oli kas 2 või 3 ratta vedu tõenäoliselt. Et sealt ja räme kolin oli ka sees. Et sealt ajakadu tuli, selles mõttes tema õnneks, et kohe tuleb servis otsa, on ju küll lühike 15 minutit, kui õigesti peast mäletan, aga ma arvan, et selle taseme mehaanikutel võiks 15 minutit olla täitsa piisav, et see auto jälle korda saada, et midagi väga dramaatilist ei olnud, küll ajakaotus lihtsalt tuli suur, jah. No aga vaatame nüüd, mis teed ja olud meil homme ülehomme on, et on see 19 sekundit nüüd nii suur kaotus? Ei ole. Selles mõttes, et me ju ilmateade hetkeseisuga vaatasin just enne lubab iga päev kuskil natukene midagi, keset päeva mingi vihmahooge, vihmasadu kuskil, et me nägime praegu, kui vihma ei sadanud, kui libe oli ja muru on, seda rohelust on see aasta erakordselt palju, ja selle peale on lihtsalt täiesti null pidamist, et see, ütleme suuresti 20 sekundit liidrini, see võib tähendada üks katse ja see on tagasi sõidetud, kui kõik stardipositsioon klapib, kõik on ideaalne. Ja see libedus ju sai kätte ka Takamoto Katsuta või peaaegu sai kätte, sest ei mahtunud ta ühte kurvi ära, lasi nii libedaks, et pidi otseks laskma, aga sellega oli see case, et selle majakese kõrval, kus ta mööda laveeris, oli üks päris pirakas betoonblokk, et maja ja betoonbloki vahelt sõitis täpsust ja sõitis elektriliinide vahelt kuidagi teele tagasi. No eriline täpsus oli see. See võib mingi täpsuslaskuriks minna. See oli tõesti, seal oligi, ma arvan, auto jagu oli seda ruumi, kus sealt minna, et oli see maja, mis sa rääkisid, mingi puuursik oli seal. Ja teiselt poolt oli siis ikka selline korralik raudkonstruktsioon, mille peal siis need, ma ei tea, mingi kastmissüsteemid põllu omad, et ma võin kihla, et selles hurstikus oli Jaanus Ree oma fotoaparaadiga. Tegi ilusaid kaadrid seal läbi aknaaugu. Et seal oli õnne, et pärast seda oli näha, tuli kohe ju mõnisada meetrit sirget, parem selline tagasipöördelaadne asi või 90 kraadi kurv ja seal läks ka tal pikaks ja siis juba mehed ise naersid autos, et mis siin toimus just, aga õnne oli ikka raiult ja tegelikult, kes tähelepanelikum oli, võib-olla nägi ka seda, et nende kastmissüsteemi alt siis seal ikkagi see metall pulgad rippusid, kus siis vett tuleb, et selle oleks ka võinud klaasi sõita vabalt ja klaas katki, et selles mõttes nagu igatepidi see oli nii täpselt seal tehtud, nagu olekski pidanud nii olema, et aga katsevõidu andis ära sellega. Ja, Katsuta siis teisel kohal 2,4 sekundit Munster, Gregor Munster, poodiumis kinni, 2,6 sekundit kaotus Totile. Panid Munsteri oma ennustuses poodiumile või? Ei pannud, ma ei lähe ümber ka tegema praegu. Aga mine tea, nagu kõik on võimalik, on tegelikult ülihea tulek oli ja päris enesekindel tulek oli, et seal oli näha korralikku agressiivsust isegi ja tegelikult esimene katse oli ka ülihästi sõidetud. Sõitis võidu siis oma selle sponsoriga. Üks ühel pool rada, teine teisel pool rada. Et algus on küll ikka väga hea tulek ja kindlasti stardipositsioon mängist oli tema kasuks praegu, aga jälle nagu selle Keenia ralli puhul üli keeruline hinnata seda stardipositsiooni eelist, et mulle tundub, et iga katse võib olla nagu täiesti ristipidi, vastupidi kõik, et ma stardipositsiooni järgi ma ei julgeks ühtegi ennustust tegelikult teha praegu. Ja siis tuleb Roompere 4. kohal 3 sekki maas Otist, 5. Evans, 6. McErlan, 7. Bajari, 8. Neuville ja siis Rally 2 autod. Aga meil on see õnn, et kuigi me katselõppu intervjuusid ei saa, sellest räägime varsti pikemalt, on meil Oti abiliste kaudu teele läkitatud väike kommentaar siiski inglise keeles. Kuulame selle ära. Jah, kuulame. Paneme siin laivis käima ka, vaatame, kas hakkab tööle. Näita oma tehnilist taipu nüüd.
selle taipu. Puudub või? Korraks ju kuulasime, on ju. Puudub natukene. Leader after 2 stages, but anyway, are you leading or are you second or are you third? It doesn't matter, but it's better being on the lead than the 8th one. Seems like after this 10 kilometers, better to be here actually. That I heard that my teammates had some issues, so after this Mickey Mouse, far too much action to be honest. Was it trouble-free run for you? Yeah, for me all fine, no problem. And how do you see tomorrow stages and so on? Nothing like today, that's for sure. Yeah. And we will see, but even I think the first one already will show quite a lot. Super tricky, very, very demanding and long at the same time. So I think all day will be quite a big show. And if it rains, it will be a big show. Yeah, keep this idea to yourself. No nii, parem kui mitte midagi ütleks selle peale. Jaa, ma ei tea, võtame kiire eestikeelse tõlke ka, kes ei aru ei saanud, et hea, et ütles, et hea, et üldse siin oleme, et tiimikaaslastel olid probleemid, ehk siis tehnilised probleemid Formole viitas. Ja et väga rajud katsed olid ja homne on täitsa teistmoodi, lühidalt. Nii ongi, ma ei tea, oli veel midagi tähtsat? Ei. No, soomlane loomulikult lootis vihma. Soomlane lootis vihma ja otsis ja vastas, et see mõte neid jätta endale ära seda kuskil. Aga see tuleb sõltumata selleks, taha või ei taha. Just. Aga nüüd siis sellest, et miks me ei kuule neid intervjuusid katse lõppudes, tegid siis sõitjate ühing, WRC sõitjate ühing, FIA-le protestikirja või sellise avalduse ja ütlesid, et see, mis toimus Rootsis Adrien Formoga, kus ta ütles, et we fucked up enda kohta, sellest sai 10 tonni nähvakat, 20 tonni veel tingimisi lisaks, et kui sa veel ütled midagi krõbedat, siis tõuseb see 30-le. Ja siis sõitjad, tegelikult see protesti oli õhus, et sellest räägiti juba eelmine nädal, rallit.fi ja kõik teised väljanded ka, et seda võib juhtuda ja oligi siis selle avalduses, et nii kaua kuni olukord ei parane, ma ei saanudki aru, kas nii kaua kuni olukord ei parane, ehk siis reeglid ei muutu või ainult see nädal, eks seda saame näha, me intervjuusid ei anna või anname neid oma emakeeles. Jaa, no ilmselt see, kuidas ma asjast aru sain, on see, et vähemalt ikkagi nii-öelda trahvisummad võiksid ära kukkuda, et ma arvan, et see on nagu keegi selle vastu ei võitle, et ma ei tea, me tahaks nüüd jubedalt ropendada, aga ütleme, see on üks vähestest spordisarjadest üldse maailmas, mida kõike võib välja mõelda, kus pärast sellist pingutust, sellist adrenaliinipauku sulle sekundi hiljem mikrofon kiivri sisse lükatakse ja see on inimlik, selle vastu ei saa, kui sa emotsiooni pealt midagi ütled, sest me võime ka teha nii, et siis räägime päeva lõpus, kui emotsioonid on raugenud ja siis te saate oma kommentaarid, kus ei ole enam neid roppuseid ja võib-olla emotsiooni pealt ütlemisi sees. See on kogu aeg. Ma ei tea, nii palju, kui mina olen rallit jälginud oma elus, on seda kogu aeg olnud. On kirutud, ma ei tea, korraldajaid, reffe, autot, ennast, kaardilugejat, mida iganes. Ja nii see on ja tegelikult see on ju selle spordi üks võlu ka, kus sa saadki ehtsa emotsiooni sekundeid hiljem, kui selle katse pealt on tuldud. Et need, kes seda nagu otsustavad, et nad võiksid sinna kõrvalistmele minna, saada aru nagu, mis seisus need mehed on seal katsete peale, mis tempoga liigutakse, kui täppis teadvus see kõik on, nagu mis adrenaliinipauk see on, et nii lihtsalt on, seal ei tea, kuidagi tobe on, et nagu ma ütlesin, keegi ei võitle selle vastu, et tahaks jubedalt ropendada, aga need trahvid on ikkagi ulmelised. Jaa, igal juhul tuleb sellist protestiaktsiooni toetada, arvab 6. käigu kollektiiv, eks ju? Jaa, igal juhul, et ma ei tea, mis me võime nagu viimasest ajast nagu tuua mingisuguse näite, et kui COVID ajal oli vaja rallifännidel nii-öelda Rally Estonial piirata midagi, tekkis ka probleem sellest, et nii-öelda kastidesse pandi kõik ja mingitel kindlatel katsetel said ainult vaadata, hästi steriilne oli kõik, siis tegelikult ju Urmo Aava koos oma meeskonnaga väga selgelt ju nagu võistsid ja mind ikkagi nii-öelda
vana struktuuri peale tagasi, kus kõik võivad metsal istuda ja eks nad võisid siin nüüd katsetada, aga see lõpptulem peaks olema see, et trahvid peaksid olema kustutatud, aga see loogika, et jah, propendada ei ole ilus, see ilmselgelt võib jääda ju, et keegi lähegi eesmärgiga nüüd katse lõpus ma hakkan ütlema. Roppusel on vahe ka. No muidugi. Kui ma ütlen, et we fucked up, see on ma ei tea, tavaline asi. Ma keerasin perse midagi, no hull asi. Noh. Mitte see, et ma ei tea, ma arvan, et Ben Sulayem on mingi emaga seotud midagi. Täpselt. Et see on pikk teema kindlasti. Ma ei tea, tõesti, ei oska öelda, kas mõnel mehel tuleb usust see, et ei tohi kuulata võib-olla ühtegi mingit vähe teravamat sõna kuskil eetris või ei tule, või kus see tuleb, aga noh, tundub, et üldine mootorspordi maailm ega F1 on samamoodi see päris teravalt teemaks praegu, et kuhu see asi liigub, loodame, et liigub õiges suunas ja kedagi suukorvistada ei ole mõtet sellel spordialal. No päris tühja auku see protest ei ole läinud, sest kohe pärast seda protestikirja tegi FIA ka väikse vastuse, milles öeldakse, et saame aru, et olukordi tuleb hinnata vastavalt konkreetsetele asjaoludele, aga ebavajalikke roppusi ei tohi aktsepteerida. See ei aita autospordi kasvule kaasa. Ja lõpus on siis öeldud, et pärast Keenia rallit kavatsetakse teemat rallisõitjatega arutada. Laua taha on tulemas sõitjate komitee president Ronan Morgan, komitee asepresident Peter Solberg ja rallijuhi ametit täitev eestlanna Emilia Abel. Ja noh, aga kas seal nagu kas seal mingit lahendust leitakse või mis see lahendus on, no see on ju teadmata. Kõige loogilisem hetkel seda nagu arutada seda teemat tundub see, et kedagi sõimata ei tohi. Iseennast või olukorda kirjeldades tuleb mingisugune sõna, siis see ei ole trahvi alla ei lähe, aga kui nagu mõned mehed siin mingitel aastatel, ma ei tea, Östberg oli väga terav Pirelli vastu kunagi või ma ei tea, sellised olukorrad on, kus hakkad sõimama kedagi konkreetset, kedagi kolmandat isikut, see fine, jääb trahvi alla. Ma ei tea, tunnuks kuidagi loogiline. Tegelikult tulnuks juba enne Keenia starti seda arutada, sest praegu tegelikult kaotab ju Keenia ralli vaataja. Kindlasti, tegelikult on ju see lõpukommentaar on see, mida me suuresti ikkagi ootame, kui see eriti praegu Keenias on see, mida me tahame kuulda, et mis seal toimus. Homme hommikatse 31 kilomeetrit, me ei kuule mitte mõmmigi. Me tahaks praegu 8 kilomeetrit sõideti teist katset ja seal kurat oli terve mõne ralli jagu actionit, et nagu jubedetelt oleks tahtnud kuulata, mis toimus. Aga Oti soovitust võeti vist kuulda, et minge puhkama, et ei ole mõtet see üldse kutsuda. Nad võtavad selle kuulda võib-olla nüüd selleks katseks. Ma arvan, et homme on seal lõpus tagasi. Kuulaja küsimus. Eigo tegelikult küsis, et kui me paneksime ennast Rally TV direktori rolli, kuidas me selle olukorra lahendaksime, kuidas me käituksime? Ega see otsus oli ju, ma arvan, mõistlik, et seda mikrofoni sinna suu alla ei ole mõtet toppida, et kui sul iga katse on 15 meest suurusjärgus, kes sõnagi ütled, nagu miks sa seda klaunaadi teed, siis polegi mõtet seda kaamerat või seda mikrofoni panna. 2-3 reporteriga? Saadamegi puhkusele või? Ja maksan palka? Aga mis sa teed? See on juba ongi tagajärg sellele, et kõik, me teadsime, et see juhtub. No nemad teadsid ka, et see juhtub. Et sellega oleks pidanud tegelema enne, kui see hetk käes on. Et võib öelda, et FIA on pannud enda töötajad, Rally TV töötajad on ka FIA töötajad tegelikult, on pannud ju, või nad on promootori töötajad, oma töötajad väga ebamugavasse olukorda. Absoluutselt, et ega isegi kujutad ette, et sa seal pead intervjuusid võtma, ebamugav ju. Ja sulle ei anta. Ja, põhimõtteliselt nagu viidatakse, et kuule, mine ära, me ei taha siin mikrofoniga näha, et isiklikku pole kindlasti kellegi vastu, aga ei, ütleme, selle teise katse mõistes lõpukaamera oleks pidanud igal juhul olema, et vähemalt mingit visuaali näha. Ja seda võiksin ikka teha, et me näeme nüüd, et auto ref on siin täitsa puru ja alt tuleb tossu ja seda reportaaž ikka võiks ju. Ja, et ma arvan, et mis ikka, ütleme, homse päeva lõppu viimasel katsel võiks jälle katsetada, et päeva peale pole sinna mõtet tõenäoliselt mikrofoniga minna, aga päeva lõppu võiks katsetada, et äkki midagi. Jaa. Aga veel üks huvitav uudis, et Tänaku tiim Hyundai ei ole oma 2025. aasta mudeliga Keenias, vaid on võtnud kasutusele nagu Monte Carloski 2024 auto põhjendusega, et see on töökindlam. Mis tänase päeva kontekstis kõlab jällegi nagu naeruväärsena. Jah. Kui sul üks mees on akuga väljas ja teine, mis sa ütlesid? Veovill tõenäoliselt, poolteli ots või midagi.
no ei oska öelda, mis see, vaata, vist ei ole kuskil räägitud, mis see uus auto on, mis modifikatsioonid see lõpuks on kõik, et me vist ei teagi seda infot, on ju. Pole kuskil nagu lõpuks räägitud, mingid detaile kuskil mainitud on, aga lõpuks nagu, mis asi see uus auto siis on, ega lõpuks ei olegi keegi midagi öelnud. Kas selle uue autoga on mingid probleeme, mida sõitjad oleks nii-öelda välja toonud? Ei ka ei tea. Et kus see otsus tuli siis, et see vana on nii palju parem ja lõpuks, et on ju suures pildis on see auto sama, mingisugused jokkerid kasutati selles mõttes ära, on ju. Ja tehti mingid modifikatsioonid, aga kas need siis on nii suured modifikatsioonid siis, et võivad nõrgemad olla, tükid pole nii vastupidavad. Huvitav, et nii kaua kui infot ei ole, mis asi see uus auto üldse on või uued tükid, et nii kaua on nagu väga raske midagi sellest asjast arvata, aga kui see otsus tehti, siis ma ei tea, arvamis, et äkki oli õige otsus, et ei oskagi midagi arvata rohkem. Nojah. No Safari ralli ajalugu pärast seda comebacki, mis nüüd mitu aastat nad tagasi on? 21 võis äkki olla või? Et iga aasta on esikolmik olnud Toyotal ja 2 korda on olnud lausa esinelik Toyota pärusmaa. Ja see esinelik oligi nüüd võis olla eelmine aasta või? Võis olla. See on ju raju fakt. Ei no see on ikka väga raju fakt. Ma kiiresti vaatan ja 20 oli et me siin mingit terrorit ei paneks 20 ja 22 tundub või? 21 ikkagi oli kalendris Keenia tagasi. Et raju fakt muidugi, see on väga raju fakt. Mis tähendab, et Hyundai peab see aasta seda muutma hakkama, seda olukorda. Et Neville on aastate lõikes, ütleme, Neville'il ühtegi head aastat vist ei ole Keenias olnud. Peast pakun statistika nii palju, kui peas on. Et sealt tõenäoliselt midagi loota ei ole, aga Ott on pannud küll praegu endale selles mõttes ikkagi võib-olla nagu väikse pingega peale, et tema läheb selgelt seda rallit võitma ja see on selge eesmärk. Ma arvan, et ka Formao oleks võinud siit tugevat tulemust teha. Selle autoga on kohanetud ülihästi, tundub, et see hea selline momentum on praegu peal, millega tulla ja võtta, aga sellega läks kahjuks nii nagu läks, et no Hyundai teha on ainult seda fakti nüüd hakata muutma, et statistika rajult Toyota kaldu. No nii on. Selles Dirtfishi podcastis Spin endine tiimijuht Donaldson siis tõstatas sellise küsimuse, et pole variantigi, et Keenias ei anta juba esimesest katsest peale nii-öelda tiimi käsklusi selles suhtes, et üks mees, siis kolmas vend tiimis peab võtma teadlikult rahulikumalt, et tuua kindlad punktid tiimil ära. Jaa. Toyotal ta ütles, et see mees on kindlasti Pajari, sest Roomaperele Evansele seda ei ütle ja Hyundai's ta arvas, et see mees on ilmselt Formao. Ta ütles seda, salvestus toimus tõenäoliselt mõnda aega tagasi, on ju. Ja just, Hyundai olukord on muutunud. Jah, et täna 2 katset sõidetud, siis Formao ei saa olla kindel punktitooja ja samamoodi Pajari on, ütleme, sellest tipust päris selgelt maas ja ilmselt ei ole ka nagu näha, et ta võiksin oma tempot kasvatada, et Pajari kindlasti eesmärk võib-olla ka selles see tempo ei ole üldse võimatu, et see tempo, miks ta siin praegu on näidanud, mis ei ole nagu, see on Josh McKerliniga suhteliselt võrdväärne, gramm aeglasem isegi, et see ongi eesmärgi lihtsalt 100% auto lõpuni tuua. Et selles mõttes see loogika võib paika pidada, aga Hyundai koha pealt tegelikult ongi nagu juba keeruline. Ott läheb võitma, aga Neville peab hakkama ennast tagasi sõitma, sest 2 autot võtavad punkte ikkagi, on ju, ideaalis. Et sa ei arva, et nüüd öeldakse Neville'ile tõmba tagasi? No ma ei usu, ma arvan, et seda ei saa öelda kuidagi. Ei muidugi saa tegelikult nii palju sõita veel. Jah, täpselt, et nii palju on sõita ja teiseks
ma ei kujutaks hetkel seda ette enne ma ei tea, laupäeva keskpäeva, kui peaks hakkama mingid tiimikorraldusi jagama. Eriti, kui sul on 2 autot ainult valikus. Et Toyota puhul on olukord tõesti selgelt parem, et Bajarile võibki öelda, et sina tiksu rahulikult, ära üldse põeaegade pärast. Kui sa tuled ka viimasena lõpuni, siis sealt eest katkeb neid niikuinii ära ja selline kindel top 6, top 5 on sul juba olemas sealt vaikselt tiksudes. Et selles mõttes Toyota seis on jälle päris hea. Jaa. Ma olen ilgelt elevil homme selle kella 6 tõusmise pärast, sest see 8,2 kilomeetrine katse juba tekitas sellise mõnusa isu. Ma arvan, et kui WRC annab ju tasuta ära neid testikatse pilte, no tegelikult promo mõttes oleks pidanud ära andma ka tänase päeva, sest kui sa oled ära näinud selle 8 kilomeetrise katse, siis sa tahad juba hommikul selle tellimuse teha. Nii on küll jah, et see tänane teine katse tõesti ütleme nii, et kui ma ise väga hommikul ärka ei ole, pigem vaatan järgi katseid, siis Keenia ralli on minu meelest üks ralli küll, kus ma alati ärkan üles katsete ajaks, sest tõesti, see on lihtsalt actionit on nii palju, et ma ei jõua seda järgi vaadata pärast, ma pean seda laivis jälgima. Et see point on sul õige, et seal, kuna nii palju juhtub, siis võib-olla jälle promootoril mingi mõte, et võib-olla peakski jagama 1-2 katset tasuta ära. Et neljapäev võiks olla selline 2 päeva tasuta vaatamine. Muidugi. Et alustame kõiki ralli neljapäeval. Ei, tegelikult oleks ju mõistlik. Tegelikult olekski mõistlik, et see ilmselt, ma arvan, et neid minusuguseid on palju, et kes ka Delfit loeb niimoodi, et loen ainult esimest 4 rida, et siis on maksuküür on ees ja siis ma nagu... Sul pole tänase päevane tellimus? Ei. Et aga nagu huvi tekib, ja siis sa kohe oled, kas ma nüüd teen või ei tee, siis... Oled teinud mõne või? Ei ole. Et siis jälle see ununeb, aga võib-olla kui te nüüd Delfis ka te teeksite, nagu annate mulle natuke rohkem veel lugeda, siis ma olin, kurat, nüüd ma tahan selle lõpuni lugeda selle artikli. Võib-olla seal WRCs oleks sama lugu. Et jätame viimase lõigu ainult. Jah. Ei, nii ka ei tee. Ma tahtsin veel esimese katse kohta öelda, et 4 kilomeetrit ainult ja seal paari sprint, mis tavaliselt ei ole väga huvitav, aga see, mis taust seal taga on, see geto, need rahvamassid seal kõrval, tegelikult me ei hooma palju see rahvast oli, ja me ei saanud mingi päris head kaadrit sellest. Et äge, noh. See kopteri pealt kaader on nii mega seal lihtsalt tõesti ja lõputu mingisugune, tundub mingi mahajäetud linn lihtsalt kuskil, et see on nii sür lihtsalt tõesti, see on, ma arvan, et see on WRC kalendri kõige lahedam super special stage, mitte katse enda pärast, vaid nende vaadete pärast lihtsalt, see on tõesti üli äge vaade, kes ei vaadanud esimest katset, kindlasti soovitan järgi vaadata, kas ei skippige sinna ralli ühtede peale ja nagu jälgige neid kaadrit, see on äge. Aga no mis üldiselt räägitakse, et meil on mõned uued katsed või vähemalt üks uus katse ja see Donaldson seal spinnis rääkis samamoodi, et ta on nüüd kõik läbi sõitnud ja see pidi olema ikka enneolematult raju. Üles-alla, hästi kitsad kohad, peaks natukene vihmad olema, siis on jälle meil igast pulli oodata. Vaata, et jääd kinnigi, on ju. Muda need väljad, kus on meil palju probleeme tekkinud. Mis need lombid? Täna hommikul just vaatasin Dirtfishi seda rekkevideot, kus sõitjatega räägib, ütle, kes see nüüd räägib? Clark, ja no kõik sõitjad ikka põhimõtteliselt ütlesid, et selliseid olusid pole küll näinud varem Keenias, et täiesti teine maailm. Esiteks, seal on nii palju vihmudest, kogu see, kõik on roheline, sellist rohelust pole varem näha olnud. Ja tõesti see muda ja libedus, et see on, see rallit ootab tulla kõva, ja eriti seetõttu, et ilmateade ei luba kuivamist, vaid lubab kogu aeg natuke juurde, mitte küll palju, aga natuke lubab juurde kogu aeg. See teeb selle täiesti enneolematuks selles mõttes, et nagu ka ennustamise mõttes, et siin ei olegi suurt midagi mõtet ennustada. Ma arvan, et siin on nagu tõesti, see läheb kohati võib täitsa loteriiks ära minna. Nagu ma enne ütlesin, et stardipositsiooni järgi pole siin suurt midagi teha, et katse lõikes on seda nii palju seda olukorda, kus esimesena oleks hea startida, mingi lõigu peal, siis tuleb mingi lõik, kus oleks nagu hea viimasena startida, et sa lõpuks ei teagi, kas oli mingit eelist või oli üldse nagu võib-olla oligi üldse väga halb sealt eest startida, et see on täiesti nagu hetkel, kui katseid läbi pole sõitnud, siis ja mingit analüüsi teinud,
iga katsekoht eraldi, siis nagu võimatu, ma arvan, hoomata seda olukorda ja teha siin mingit ennustust selle põhjal. Ja paneme siia valemisse veel juurde fakti, et meil on uued rehvid sel aastal. Hankook ei ole sellistes oludes veel ennast proovile saanud panda. Ei ole, jaa. Aga need olud on ka, ma arvan, nii palju keerulised, et seda refi, me ei kuule sõitjatelt midagi, ma just tahtsin öelda, et refi kirumist me tõenäoliselt väga palju ei kuule, et ma ei tea, pidamist ei ole või midagi sellist, et selles mõttes tõesti, olud on nii palju erinevad, aga seda kivist osa vist, ma ei oska nüüd öelda, mis katsetel eelmine aasta oli, et kui suur osa katsetest oli sellised rajud kivised refi lõhkumiskohtadega, et ega neid liiga palju ei olnud. Et ta on pigem selline ikkagi, nägite ise, milline see on, et ma arvan, et refi probleemi siin ei tule selles mõttes, et see on ju küll kindel, et kõik võtavad hommikul ju 2 varu kaasa. No igal juhul, et ma ei näe põhjust, miks ei peaks 2 võtma või selles mõttes, et sul on niikuinii pehmetega vaja minna ja siis varus tõenäoliselt oleks juba mõistlik igaks juhuks panna ka võib-olla haarde, et sa ei tea kunagi jälle, mis seal katsete oludes muutunud on üleöö. Et nii ta on. Päris, ma räägin, selline loterii tuleb, et ega ei oskagi nagu konkreetselt öelda. Ei ole ka millegi pealt rohkem nagu spekuleerida, et jah, 28 ref on eelistatud ref, mis siis öelda on ilmselgelt pehme olude mõttes, aga jällegi, kuna katsete iseloomud muutuvad päris palju ja ka seda märga osa on katsete lõikes erinevalt, mõned katsed kuivemad, mõned märjemad, siis jälle on see, et mingitel katsetel haard oleks parem ref, aga see on juba siis strateegide töö, et hakata välja arutama, kus katsel mis on parem. Ja õnnetu Kalle Roompere, kes 2 ralliga pole suutnud Hankookiga kohaneda, kas Keenia võiks olla tema kohanemise koht? Ma arvan küll, et siin ei teki seda momenti võib-olla, et oleks nii palju erinev Pirellist, sest ei oleks ka Pirelliga siin liiga palju pidamist. Et selles mõttes, ma arvan, on see päris okei koht, kus Kalle Roompere võib teha nüüd sellist sõitu, kus refi taha asi ei jääks. Vähemalt hüpoteetiliselt küll. Ega meil vist Keenias rohkem mingi õunu, mille pealt ennustada ei ole. Kuule, seda peaks veel rääkima, et väga teravalt tuli ju arutelu, et Hyundai järgmisest aastast on lennu. Just tahtsin selle uudise võtta. Aa. Belgia meedia siis sõitis välja, jah? Et võt ei oskagi midagi, mis sa ise arvad sellest asjast nüüd? Ma arvan, et kus suitsu seal tuld. No, ma arvan sama. Aga jällegi, ega seda infot on ju nüüd päris mitu aega räägitud, et eratiimina hakatakse rannima Rally 1 autot, on ju, kuni tulevad uued reeglid, uued autod. Ja Neuvilli vist tahetakse selle nii-öelda pealikuks. Samas asi klapiks, sest Neuvilli meeskond on soetanud Rally 2 autot, millega tehakse päris aktiivselt tööd, ehk siis nii-öelda sõidetakse meeskonda sisse, et kõik teaksid oma ülesandeid, meeskond paigas, kõik jutud oleks paigas, et selles mõttes kuidagi nagu jutt klapib. Teisalt oli mingi huvitav uudis, et kus ma ei teagi, kust see tuli praegu, kes selle avaldas, et meeskonnad lepivad kokku, et jätkavad Rally 2 autodega järgmine aasta. Enne kui nii tulevad siis uued reeglid, on ju. Et kui Hyundai on läinud ja see nii-öelda erameeskonna all neid ei rannita, siis paneb Hyundai lihtsalt oma Rally 2 ja sama teevad ka Toyota ja M-Sport, sest M-Sport ja Toyota vahelist võitlust ei ole mõtet pidama hakata. Ehk siis tegelikult on nagu, kus suitsu seal tuld, nagu sa ütlesid, et midagi igal juhul kuskil toimub, aga mis see lõpptulem on, et see tundub hetkel nagu arusaamatu. Et tõenäoliselt ega me ei saagi enne teada ega aru, kui päriselt mingi info laekub, ametlik info, sest igal juhul tühjast kohast need jutud ei teki. Ja, siis tekib küsimus, et mis on eratiimi võimalused jätta alles praegune sõitjate seltskond? Sest kindlasti on tehase meeskonnal ju suuremad võimalused palka maksta. Kindlasti, et mis selle asja eesmärk siis peaks olema, et nad järsku hakkavad rannima seda erameeskonnana, kui ma ei tea, eelarve jääb samaks. Et jah. Et kas meil hakkab mingi rulett pihta jälle? Võib-olla küll, et täitsa selles mõttes on huvitav aeg, et ei oskagi nagu jälle midagi arvata, et mis selle asja point peaks olema, et nüüd anda erakätesse see meeskond, on ju. Et tegelikult ju suures pildis asi jätkuks samamoodi. Tõenäoliselt ju ka Hyundai need
nii-öelda tehase kompleksid, kus kõik arendus käib, et see jääks ju sama, et miks peaks seda kõik hakkama kolima kuhugi Neville'i garaažidesse, see ei tundu nagu mõistlik. No kindlasti mingid tehase pappkaup ju tagant ära. No mingil määral kindlasti, aga võib-olla ongi see, et öeldakse, et näed, siin on teile 100 miljonit, ülejäänud peate ise oma sponsoritega leidma, nii nagu M-Sport ja ajaga massa. Võtke autod, võtke raha, tehke. Mõni rahasõitja. Jah. Et siis ongi see käes, et ütleme 200... Mul on see probleem, et raha pole aitavad. Et võib-olla jah, et 200 miljoni pealt, ütlen puusalt numbrid, langetatakse see eelarve 100 miljoni peale, antakse erameeskonnale ja öeldakse, et tehke edasi. Ei tundu ka kõige mõistlikum, et kuidagi... Ma just eile vist mõtlesingi, et nagu uskumatu aeg, et selles mõttes selline tunne, et nagu saatus oleks nagu sellel rallikrossi sarjal, mis põhimõtteliselt nagu surigi vahepeal välja, et nüüd hakatakse jälle elustama. Aga ülilahe sari oli kunagi, et ega ralli või nii-öelda ralli MM-iga seda ei juhtu, et midagi peab nagu kiiremas korras tegema ja ega tegelikult ka, kui me teame, et 27 tulevad uued autod, et me teame, et siis jätkataks täismahus, võib-olla tuleb mingi tootja juurde, et siis kas see 26 aasta teha ralli kahtedega, ütleme, ma ei tea, vaheaastaks võib-olla omamoodi huvitav oleks jälle. Et ma ei kujuta ette, mis üldse uudisel, millel tõepõhi all on ja millel ei ole, et praegu on kuidagi kõik on nii segane. Uudis veel Toyota leerist, et ei näeme Jari-Matti Latvalat Keenias. Keenias on tiimipealikuna Juha Kankunen, sest Latvala tegeleb oma erahobiga, milleks on historiikautode EM-sarjas osalemine. Tundub, et ta vist on natuke loobunud sellest meeskonna juhtimise asjast. Väga ei kõneta vist. Aga ei, Kankunen teab, kus ta on, sest ta on ju Keenias osalenud ise 12 korda sõitjana ja võitnud seal 85, 91, 93. Mulle meeldib see sellepärast tegelikult, et kui on vaja kasutada ka meeskonna nii-öelda taktikat ja vaja otsuseid vastu võtta mingi strateegiaga, siis Kankunen tõenäoliselt on see mees, kes seda teeks ja Latvala mitte. Et võib-olla ikkagi oma kogemuse pealt ja vaata, tema sõitis ikkagi sel ajal, kui selliseid tiimistrateegiaid asju ikkagi tõenäoliselt kasutati rohkem, et see on selline tänapäevane mood, et öeldakse, et sõitke lõpuni. Et selles mõttes on päris huvitav, et kas sellest on või kas sealt nüüd on mingit selgelt muutust näha seal võib-olla on, et me võib-olla hakkame, kahjuks jah, jälle ei kuule sõitjatelt midagi. Aga iseenesest seal võib olla küll, et... Täna ma kuulsin teise katse lõpus Otilt ühte kommentaari, mis ta ütles Martinile, et mingi koht oli libe. Asi seegi. Asi seegi. Et jah. Ott võiks ju tegelikult vähemalt eesti keeles öelda, nagu seal prantslased ja jaapanlased ja Waleslased paneb. Pangu ka miks saare murrakut. Mitte keegi aru. Võiks ikka, jah. Ja. Meil on üks küsimus ka Keenia ralli kohta, siis võiks natukene rääkida, mis meil teised rallimehed teistes sarjades on teinud, Eesti omad siis. Heiki küsib, et kui vanasti loeti vaata, ta on kirjutanud, et 2022 meenutati Turfishis, et Märtini kaardilugeja Michael Park oli ühele kiiruskatsele kogemata võtnud vale legendi ja Märtinil tuli abi paluda neid saatnud helikopterilt. Helikopter tõi hooldusalast õige märkmiku ja Märtini loeti legendi ette raadioühenduse kaudu. Siis kas tänased reeglid lubavad sellist asja teha? Ma arvan, et vastus on kindel ei. Vastus on ilmselt ei, ja et üldse kasutada seda ressurssi ära öelda. Ta ütleb, et saaks auto kohe kaardilugeja võrra 80 kilo kergemaks. Jah. Esiteks ma ei kujuta seda ette, et sul on kopter, kes tuleb tööd tegema ja filmima, siis sa ütled talle, kuule, too mul legend ära servicepargist viitsid. Ei, no siis oli igal tiimil oli oma kopteri. Oli nii või? Minu arust küll, jah. Okei. Saad seda fakti ma ei teadnudki. Aga ei eks sa ikka võid sealt õhust legendi ette lugeda, ma arvan, see ei ole keelatud. Miks see peaks keelatud olema? Okei, sa ei tohi kontaktis enam olla, muidugi, ühendus ei tohi olla. Kahjuks, mis see, ma arvan, et keegi kasutaks seda, tiimidel pole oma kopteritki, ma arvan, mis lendab igal pool ringi. Aga seetõttu, et kommunikatsiooni ei tohi olla katse peal, siis see ei töötaks. Ei, aga hea idee. Saatke ikka häid ideid ja küsimusi ja mõtteharjutusi, mis meile eriti meeldivad, 6kaik@delfi.ee.
aga räägiks nüüd, tegelikult on juhtunud ju teistes sarjades. Minu jaoks kõige huvitavam tüüp on Patrik Enok, kes on Soome ralli meistrivõistlustel teinud oma klassis kahe etapiga puhta töö. Jaa, ülitubli. See on siis klass SM2 ja need on siis Rally 3 autod. Ja lisaks mitte ainult klassis SM2, vaid tegelikult ka absoluutarvestus on väga tugevad tulemused olnud. Et päris mõnigi Rally 2 auto on selja taga. Üli tugev sõitja, pole kahtluski ja seda näitas, ma arvan, eelmise aasta Saaremaa ralli ka, kus Rally 2-ga sõideti. Et seal kindlasti on noor kutt veel tegelikult, et mina millegi pärast arvasin, et on ikka 20-ndates, aga kui ma ei eksi, siis äkki nüüd on 19, kui pakun puusalt. Et tõesti, väga hea töö, et mis selle eesmärk on, et kuhu sealt edasi liigutakse. Võiks arvata, et junior WRC on see sari, kuhu ikkagi tahetakse edasi liikuda. Aga Soome sarjas sõita tundubki mõistlik, sest selles sarjas ei ole Eestis konkurentsi. Nii et võtta mõne teise riigi sari tundub ülimalt mõistlik idee, kus siis tegelikult mida kõrgem on konkurents, seda kiiremini pead ka sa ise arenema. Aga tundub, et tema seda konkurentsi seal juhatab. Seal viimasel Savon linna rallil jäi tast siis 11 sekundiga maha Henri Altomaa ja 25,7 sekundiga jaapanlane Takumi Matsushita, kes sõitis Renault Rally 3-ga. Tema on siis üks Toyota... Miks siis Renault'ga sõidab, kui Toyota? Toyotal ei ole Rally 3 autot. Ja siis nad kasutavad Renault'sid, et ERC sarjas samamoodi minust eelmine aasta kasutati Renault'sid ja see on see siis nii-öelda vahepealne. Seal on neid generatsioone juba nii palju, ma ei tea, 3. sats või 4. sats, ma arvan, tuleb neid noori. Et ühed on siis juba sõidavad Rally 2-dega MM-i on ju. Siis on mingi sats, kes sõidab kohalikke rallisid, siis minust on mingi sats, kes sõidab veel Rally 4-dega äkki. Ühesõnaga, seal neid jaapanlasi jagub. Ühesõnaga võis olla päris magus Toyota poisile ju ära panna tegelikult. No muidugi. 25-aastane. Ja, muidugi. Kindlasti. Lahe oleks jah näha, et ta järgmine aasta junior WRC-s, et kui eelarve saadakse klappima, siis ma arvan, et julgeks arvata, et seal teeks päris puhta töö. Romet Jürgenson on meil sõitnud vahepeal Inglismaa meistrisarjas. Kusjuures ka üllatavalt hea tempoga. Ma küll lõpptulemust ei mäleta peast ja isegi võib-olla ei vaadanud, aga vahepeal vaatasin katseaegu vahepeal ja kohalike ässadega võrreldes olid need ikka väga head katsed. Katseajad seal, kui ma ei eksi, siis tuli ka katsevõit. Võin praegu eksida, aga kindlasti seal oli top 2, top 3 katseaegasid. See oli päris üllatav. Teise aja sai vähemalt 7. katsel. Vaatan, kas katsevõituga paistab. Lappan need läbi. Aga William Creighton siis võitis selle ralli. On ju ka tuntud meile MM-sarjast. Ja kohaliku seda know-how'd kindlasti väga palju. Ei, ma katsevõitu ei leia. No siis oligi see 2. või 3. Neid seal mõni oli. Et selliste meeste vastu sõita endale täiesti tundmatutes oludes on hea saavutus, ütleme nii. Jaa. Lisaks on ju meil veel nüüd 2 sõitjad, kes Euroopa juunioride sarja liiguvad. Jaspar Vaher sõlmis hooaja lõpuni Itaalia meeskonnaga lepingu. Ja. Et teeb kaasa ERC junior täishooaja. Auhind siis seal sarjas on 26 aastaks junior WRC pilet nii-öelda. Ja samas sarjas nüüd ka Mark Egert Tiits, või isegi selline nimi jälle. Neid Tiitses oli minu meelest mitu tükki. Et mõlemad siis seda sarja sõitmas on ja Jaspar vähemalt ütles välja, et eesmärk on võitma minna, auhinna järgi minna. Ütles välja? Ja. Konkurents on päris tihe. Mark Egert Tiits ja Rainis Raidma, jah? Just. Konkurents on päris tihe, sest ka see Soome äs, kes siin noor poiss nüüd on 18-aastane, kes on siin lammutanud ja Rovaniemis Kalle Rovanperale koti pähe tõmbas oma Rally 2 autoga. Et tema, kui nüüd oli, jah, tema, et sõidab ka ERC juniori kaasa, et konkurents on päris tihe ja võib-olla selline 1 aasta... Sa pead silmas nüüd Tuuka Kaupinile. Just.
Et 1 aasta plaan sarja ära minna võitma on kindlasti 18-aastane, jah. Ja on kindlasti selline suur plaan. Kui see nii ei lähe, siis kindlasti soovitaks panna veel 1 hooaja otsa, kui juba rallisi tunneb ja seal on lihtsalt Euroopas on see probleem natukene meie jaoks, eestlaste jaoks, et äkki 6 rallist 4 on asfaldi peal, et selline pole kõige ilmselt eelistatud pinnas. Aga tegelikult on asfalt lahe, et minu meelest mõlemad on käinud ka seal Vittoria Caneva rallikoolis nii-öelda, et seal ikkagi eestlased kõik, kes on pidanud asfaldi peal sõitma oma elus, ikkagi on läbi käinud sealt. Ja sealt saab kindlasti palju kaasa, et ma arvan, et kui ettevalmistus on hea, siis seal asfaldi peal ka võib-olla 1 ralli läheb harjumiseks, aga edasi võiks juba täitsa tempos olla. Ma hakkasin eile mõtlema, kui ma seda Power Stage'i podcasti intervjuud Jaspariga kuulasin, et kas võib olla, et meil on võib-olla isegi läbi aegade parim seis täishooaega kaasa tegevate, kuskil rahvusvahelises sarjas täishooaega kaasa tegevate sõitjate suhtes. Loeme kokku. Need samad Jaspar Vaher, see Tiits, siis on meil Romet WRC2. Siis on meil veel see, ütle nüüd, nende 2, Linnamäe, Virves, mul on siin 5 näppu püsti ja Ott, kas meil on keegi veel? 6 on ju tuleb päris tummiselt ju. Ja, absoluutselt. Et kust, alati mul tekib pea, kus see raha nüüd... Ja see junior WRCs on ju ka ja. Nõgene, 7. Ja. Kus see Eesti autosporti nüüd see raha liikub? On üks küsimus, talendid on meil kogu aeg olnud. Ütleme, et Eesti sõita tase on alati olnud maailma tase ikkagi. Viimased aastad kindlasti. Aga nüüd on leitud ka võimalusi või mingeid skeeme vähemalt, et see realiseerida. Jah. Et vaata, eks see on ikkagi nagu ma arvan, et iga spordiga, et sport õpetab ka natukene seda rahvast on ju ja õpetab natukene või tutvustab siis rahakatamatele inimestele seda spordiala, et kui ikkagi aastaid läheb hästi ja noori tuleb ka peale, neil läheb ka hästi, siis ühel hetkel see raha võib-olla hakkab kuidagi paremini liikuma, olenemata, mis see majanduslik seis on. Et arvestades praegu, kui hästi siin kõigil läheb, siis ma julgeks öelda, et pole varem sellist asja näinud. Ja eriti see, et ERC juniori sarjaga on liitutud. Et varem ikkagi on see loogika olnud ainult sinna MM-sarja poole, aga praegu ikkagi on ka ERC juniori sari leitud, et see on ülilahe, et meil on mitmes sarjas ikkagi sõitjad sees. No siuke 7 meest moodustub ju korralik püramiid siin alla välja, et ütleme, et kui Ott ühel päev peaks lõpetama, siis no kindlasti meil ei ole halb seis. Ei ole, sest tegelikult on meil ju Linnamäe, meil on Virves, nagu siin räägitakse, siis keegi peaks võib-olla ka suure autoga mingi hetk saama sõita. No meil on, paneme siia 7 meest täis hooaeg, pluss meil on õhus variant, et Rally Estonial on meil 2 Eesti meest ralli üks autos. Jah. Noh, kõik on loogiline, et siis on meil junior WRCs olemas mees ja nüüd on ka see, et ERC juniorist on tõenäoliselt meil ühel hetkel kasvandikud, Enok samamoodi, tõenäoliselt on plaaniga junior WRCs jõuda, siis meil on tegelikult potentsiaalselt 3 meest, kes tahavad lähiaasta 2 jooksul junior WRCs sõita juba. Et see on päris tummine sats on koos, ma ütleks, et kui sa ütlesid 7 meest, siis muljet avaldav. Ma arvan, me võiks statistikat teha, mis riigid veel saavad 7 meest endal täishooajaga sarjades lubada. Ma arvan, et seal palju riike ei ole, Soome kindlasti, Suurbritannia. Tead, ma ei ole nii kindel isegi. Ei, no kui sa vaatad juba ütleme, Rally 2 MM-sarjas on neid ka ikkagi... Iga sarjast ühe Briti ikkagi leiad. Jah, seda küll. Aga, ja võib-olla Prantsusmaa ka. Ja ongi kõik. Jah, ega ei olegi rohkem. Kõva värk. Me oleme rallimaa. Absoluutselt, ralli on rahvasport. Jah. Vaata, talvel siin sõitsin mingitest, kui mõni jäärada ei kuhugi tee peale ette, et siis vaatasid ikka, et tundus, et nagu jäärajale minekule tahaks sõitma minna, siis peab ka järjekorda võtma hakkama, et nii umbes on jäärajad. Et vaata, varem öeldi, et rahvusspordiks ei saa autosporti nimetada, sest rahvussport peaks olema selline, mis on nagu kuidagi, sa saad ise ka teha seda, see on kättesaadav. Aga tegelikult on ju jäärajad ja värgid, et need on nii umbes minu meelest talvel, kui ilma on hea, olud on head, siis seal on ikka kümneid autosid iga raja peal,
et tahtmist on vaja ja kõik on kättesaadav küll. Ja veebruari lõpus sõideti meil Otepää talveralli ka, õnnitleme Priit Koiki. Jaa, lahe võitlus oli. Olin koha peal. Oli koha peal? Jaa. Mida tegemas? Tegime Delfi ülekannet. Tegite ju? Jaa. Koos Kauri Pannasega. Et päris äge oli. Vägev võitlus oli suht lõpuni välja, et seal actionit oli ja Roland Murakas seal ka üllatas vahepeal aegadega, et küll ta kasutas natuke teist reffi, aga suures pildis mingit eelist päeva lõpuks ei andnud ajalises mõttes, et esimesed ringid küll võitis oma pikema najal, aga ka teised ringid pigem, ma arvan, et seal suurt edu ei olnud, et siis aga tõi põnevust igal juhul mängu päris kõvasti. Mis järgmine etapp on? Eestis või? Jah. Ta on seal, ma tean, et see on 3. mai, aga mis ralli see nüüd oli? Pakun, et mingi Paide äkki. Kohe ütlen. Siin on veel selles samas sarjas. Kuules, Soomes on ka, jah. Länsirannikon. Lääneralliku ralli. Ja Soome on vahele, jah, siis tuleb see 3. mai. Siis tuleb Lõuna-Eesti on meil hoopis juulis ja Paide on augustis. Oota, mais oli, ei olnud või? Mulle näitab Paide ralli 22-23 august. Kurat, andke andeks, ma siin päevini pidin. Ja siis oktoobris Saaremaale. Okei, no võt, siis ma panin ikka täiega puusse praegu. Täiega puusse, jah. Aga hakkame otsi kokku tõmbama, mis meil siin homme siis äratuskell tuleb 6 panna nagu nii, jõuab pudru ära süüa ja jõuab kohvi ka juua. Ja rahulikult, ma ei tea, minul Ralli TV nõudis uuesti sisse logimist. Olen kuulnud, et sellega on paras nusserdamine olnud kellelgi, et kood pole õigel ajal tulnud, et siis varuge selleks ka aega. Ja alustame siis blogimist 6.28. Mõnus. Kes see blogib? Mina blogin hommikul. Aha, mõnus. Pool päeva teen mina ja pool päeva siis Kaspar võtab üle. Hea äratusreeduseks, et siis saad puhkama ära. Jah. Puhkama muidugi. Direktor nädalavahetusel kohal ei tule. Reedeti direktoritel tööd ei ole. Aruanded ja igased asjad, graafikud teevad ennast ise. Ja et kes siis nüüd järgmistel päevadel kuulavad podcasti siis, et direktorit ei ole. Direktoritel laupäeval, pühapäev on vaba, jah. Hea elu on mõnel. Aga homme sõidame 2 korda seda pikka katset hommikul ja pärast lõunal. No mis laupäev vaba? No, eelmine laupäev alles olin ju mingil peksuvõistlusel. Üle-eelmine laupäev oli võrkpallifinaal. Et tööd ikka on, aga et ei ole siin midagi. Tubli oled? Jah. Ja siis ülekatsed on sellised, mikiired. 19, 13 ja 15. Nii ta on. Nii ta on ja laupäeval 7.35 on esimene katse ja pühapäeval Kaspar ärkab 5.42. Palju õnne. Vaata, kohaliku aja järgi 6.42, Ei ole päris tavapärane. Ega ta ei ole, aga ei ole ka kõige hullem. On ka olnud hullemaid. Nad saavad selles mõttes valges magama. Jah, seda küll. Ja, täpselt. Et Keenias, ma ei tea, kas teadlikult ei taheta öökatset teha. No ega seal vist kõige mõistlikum ei ole, jah, et pärast see ööelu hakkab möllama, siis lõpuks võib-olla oleks tegelikult nendest Sunday tuledest ka kasu, et vilkuvatest. Aga see on jah küsimärk, miks on vaja nende vilkuvatega, ma ei tea, mikiir sõita? Juhi on ära programmeeritud kuidagi ikka, et nii stage mode'i läheb, et siis ta läheb peale, et maha neid võtta ei saa. Aga ma ei tea, kui neid maha ei võetud, siis arvatakse, et äkki kuigi palju on kasu neist. Seleta nüüd lollile ära see ka, miks on see väljalaskesüsteem aknast väljas? Aknast väljas. Akna peal. See ei ole väljalaskesüsteem, see on õhu sissevõtt. Õhu sissevõtt. Ja, just. Et nagu näha oli, parilaigud on suured. Ja tihti peale tegelikult ikkagi näeme ka tavalistel, mitte nii keerulistel rallidel, et kui kuskilt lombist läbi sõidetakse, siis õhuvõtt tuleb vesi sisse. Ja see tähendab seda, et auto hakkab korralikult puterdama, kehvemal juhul ta sureb sinna maha ja läheb mõnda aega enne, kui selle käima saab jälle. Ehk siis auto võtab õhku katuse nurgast sealt, mitte eest. Aga see ei ole ju ainus ralli, kus on sellised lombid väljas? Ei ole, aga see on kindlasti kõige tummisem, keerulisem, et kus seda võiks kasutada ja samas eelmine aasta keegi vist võttis üldse selle maha ka või? Mul on mäluga kehvasti praegu, sorry. Et ühesõnaga, ega ta on selline, et kas teda on vaja või ei ole. Aerodünaamilises mõttes on ta, pole nüüd parim asi seal kolaka sees, on ju.
aga ma arvan, et kui on juba väike protsent võimalust, et see auto võib seda vett sealt sisse haarata, siis mõistlikum on see igal juhul panna see snorkel sinna. Et ma arvan, et tänase põhjal võiks öelda, et kindlasti juba teine katse näitas, et seda on vaja. Ja rääkides veel Keenia iseärasustest ja autodest, siis autod on kõrgemad, eks ju? Jaa. Täiesti... Vedrustus on jäigem. See on täitsa, ma arvan, et kõrgus maksimumi viidud. Nüüd jäikust ja seda osa, ma arvan, et ikkagi katselt timmitakse, et seda nüüd ei oska öelda, et mis seisus ta on kõik ja rebound ja ütleme, see käib katselt täpselt, et mis seisus mingi katse on ja hakatakse timmima seda ideaalset seadistust paika. Kas on mingi Keenia spetsiifilised tööriistad ka, mis peab kaasa olema? Hea küsimus. Ma ei oska isegi vastata sellele. Ei tule praegu pähe vähemalt midagi, mis seal võiks olla. Et igal juhul on ju, igal rallil on ikkagi mingid varuosad kaasas, kõik tööriistakomplekt, et auto saaks laiali vajadusel võtta, kokku panna. Aga kas midagi spetsiifilist? Ma jään vastuse võlgu, ma arvan, et pigem ei ole. Oleme näinud ju Keenia ralli ajaloos ka liiva sisse kinni jäämist. Ja. Labides poleks tolku või? Võiks olla tolku, ega talvel ju on labides autos. Et ei välista, et seda labidat seal ei ole, et täitsa võib olla. Ei suuda praegu jälle aastat öelda, aga pakun puusalt 22 või 21 Kalle Rovampere peaaegu ikkagi liiva kinni jäi või isegi jäi sinna mõneks ajaks kinni. Et seda võib täitsa ette tulla. Jaa. No loodame, et klaasipuhurid töötavad. Tundus, et kojamehed ei töötanud. Tundus, jah? Ma ei tea, Ott pani terve katse minu sitase klaasiga. Okei, hakkab nälja saama. Jaa. Soovitame ärgata kindlasti, et muidu magata maha. Actionit hakkab igal juhul tulema, et kellel vähegi tahtmist ja jaksu on ja peole täna ei lähe, siis neljapäeval võiks mitte minna. On juba reede tunne, on ju? Kuule, tegelikult ma praegu arvasin, et reede ralli käib. Et siis ärgake hommikul ja päriselt see tuleb lahe igal juhul, et kui mingi ralli, kus ärgata, siis ma arvan, et see on üks ralli küll, kus võiks ärgata. Ütleme, et mootorispordi fännidele on ikkagi raju nädalavahetus. Hiina ka, ega seal ka päris õhtused ajad ei ole, ka päris hommikune tegema. Ja, ikka jah. Et F1 WRC ja katsuge kuidagi talisporti ka veel tarbida. Ja sõitsin siia, siis käis taustaks SS2 siis. Just mõtlesin, et kui muidu on selline, ma ei tea, võtame mingid kiired rallid, näide Soome või midagi, kus on sul millimeetri pealt kõik paigas, kõik auto nurga alla, kuhu minek täis hoo pealt on ju siis, et kui sellisel rallil on millimeetri pealt kõik paigas, siis siin Keenias on meetri või paari meetri pealt alles asi paigas, et julgelt võib seda autot loopida ühte teistpidi, et suurt midagi ei juhtu teist katset vaadates, et seal oli suur põld ja anna minna ja vajuta täiega ja suurt midagi ei juhtu, et see tundus päris... Põllud võeti korralikult lisa, jah? Jah. Et teist väga lugu ei peetud, aga seal oli ka mingid postid pandud ju, kuhu maani sa võid võtta lisa. Ja, et roadbooki järgi ikkagi peab sõitma, et nii palju kui aru saadav on, et kohati võib-olla tekib olukord, kus täpselt ei saa aru, kus see tee läheb. Aga igaks juhuks vaatan, et äkki mõni karistus ka tulnud. Tänapäeval ei tea ju, ei, ikka kaks decisionit ja sellised mitte tähtsad. Need juba vaatasin läbi. Aga selge, tänane saade purgis ja aitäh sulle, Roland. Aitäh sulle. Mine nüüd naudi oma neljapäeva. Naudin neljapäevast Tallinna-Narva maanteed. Jah. Ja homme jälle. Homme jälle. Jah. Jälle nägemiseni. Kuulmiseni. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.